läheks edasi siis suurandmete ja reaalaja andmete võimaluste juurde. Siin ma räägin nagu kolmest asjast. Kõigepealt see esimene koht, kus on siis kokkupuude nende andmetega. Mingid andmed tulevad meil sisse, toimub siuke reaalajas analüüs ja toimub andmete väljundi kirjutamine ka kuhugi andmebaasi mingisse teenusesse ja nii edasi. Siis on, kui meil on juba suurandmed kogutud, siis on nii-öelda tagantjärgi töötlus, mis võimalused selle jaoks on ja lõpuks siis andmebaaside võimalused ka, et kust ja kuidas on siis nende suurandmetega ja ArcGIS-iga võimalik siis tööd teha. Aga esimene kokkupuude, kus neid reaalaja andmeid saab hakata siis koguma ja kuhugi suurandmebaasi kirjutama, ongi meil siis GeoEvent server ja Velocity. GeoEvent server on hall kindla mõttega, et see GeoEvent server hakkab ka vaikselt lõpuni jõudma, et kui te praegu alustate näiteks reaalaja andmete kogumisega või nendega töötamisega, siis alustage juba Velocity'ga, et see on uuem tarkvara, sinna tuleb kõige rohkem uuendusi, seal on juba praegu kõige rohkem funktsionaalsust ühes asjas koos, et GeoEvent server ka töötab, seal on ka palju funktsionaalsust, aga näiteks mai 2007 Enterprise'i uuendusega siis sinna enam uuendusi ei tule. Kui teil on GeoEvent server olemas, siis ta jätkab oma tööd, aga lihtsalt ei saa enam oma Enterprise'i uuendada. Või saate, aga enam ei ole kindel, et see GeoEvent teil tööle jääb. Aga keelul GeoEvent server ja Velocity on siis esimene see kokkupuude koht. Seal on seadistatav sisendandmed, kas nad tulevad mingist voost, kas nad tulevad mingist andmeallikast. Seal on ära võimalik kirjeldada siis analüüs, mida reaalajas tehakse ja lõpuks siis selleni, et kuhu need andmed, analüüsitud andmed salvestatakse. Ja Velocity'st ka nii palju, et see ennem oli software as a service, et siis ta oli ArcGIS Online'is kasutatav kui teenus, aga nüüd siis praegu juba, ma näitan ka mõne aja pärast seda beta versiooni, et ta tuleb ka Enterprise'i peale. Ehk siis te saate installida selle oma infrastruktuuri peale, oma serveritesse, ise hallata selle Velocity jõudlust ja mahtu. Et see on ka üks asi, mida ennem ei olnud, mida asendas see GeoEvent server, aga nüüd kui see Velocity's on ka võimalik oma keskkonna installida, et siis jälle see GeoEvent serveri olulisus nagu väheneb. Siis GeoAnalytics on see suurandmete järeltöötlus. Et kui meil on andmed kogutud või on mingi teine keskkond, kus meil mingid suurandmed on, siis, ja me tahame neid analüüsida, siis on GeoAnalytics on nii-öelda see tarkvara komponent. Et väga paljud need GeoAnalyticsi funktsioonid või nii-öelda need tööriistad, analüüsi tööriistad on juba Velocity's ja tulevad sinna aina juurde. Aga need on ju reaalajas töötlemiseks. Et kui me tahame näiteks tagantjärgi töödelda, siis on esimene tööriist on GeoAnalytics Desktop, mis on siis põhimõtteliselt ArcGIS Pros geotöötlus tööriist või tööriistakast, nagu kõik teised. Võib nagu mõelda, et kui võimas näiteks mõni sülearvuti on suurandmete töötlemisel, tõenäoliselt väga võimas ta ei saa olla, aga ArcGIS on seda lahendanud siis Sparki raamistikuga. Kui keegi on sellega tuttav, siis see on just nagu mõelda suurandmete töötlemiseks ja see võtab tegelikult päris hästi ka mõnest sülearvutist nagu siukse maksimumi välja, mida saab siis suurandmete töötlemisel kasutada. Aga sisuliselt, kuna see on ArcGIS Pro tööriistakast, siis on näiteks see panna võimalik ka kuhugi ArcGIS serveris käivituma panna. Aga mõte on, et ta on siuke desktop, et ta ei ole otseselt nüüd kuskil mingi server või mingi teenus. Ja siis on GeoAnalytics Engine, mis on mõeldud nii-öelda selle ArcGIS-i ruumi analüüsi viimiseks mingisse teise keskkonda andmete juurde, et kui näiteks suurandmed on teil kuskil Google'is, Amazonis, Azure'is, et siis see GeoAnalytics on üks komponent, mida saab siis nendesse keskkondade installida. Et see ei ole miskit, mida sa installid omal kuhugi ArcGIS serverisse, vaid see on just ArcGIS-i keskkonnast väljaspool nii-öelda nende ArcGIS-i töötluste kasutamiseks. Ja siis on GeoAnalytics server, mis on ka
juba nii-öelda selle toe lõppenud, et kui teil on, seal oli mingi vanem Enterprise'i versioon, ma seda peast praegu ei mäleta, aga et kui teil see Enterprise'i versioon on, siis need töötavad, aga põhimõtteliselt sinna uuendusi ei tule ja uutega võivad asjad katki minna. Ja lõpuks siis need andmed, et kuhu neid salvestada saab, kust neid saab võtta omale sisendiks. Et siin on päris siuke põhjalik loend. Esimene ja tõenäoliselt paljude teie vajadused katabki tegelikult ära seesama ArcGIS-i Datastore. Kui installite Enterprise'i, alati installite Datastore'i, mõne nende variandi sellest. See Relational Datastore on see kõige tavalisem, kus saab siuke SQL andmebaas, kus on siis kuhu lähevad kõik need hosted teenused ja nii edasi. Ja siis see Spatial Temporal Big Data Store on see, mida on siis vaja selleks, et Velocity ja Geovent siis töötaks, et nad saaksid siis reaalajas andmeid salvestada. Et see on siis see ArcGIS-i siuke suurandmete ladu. Aga Velocity's GeoAnalytics, GeoVent server suudab kirjutada kõikidesse nendesse siin andmebaasidesse või mõnedesse nendesse teatud valikusse ja suudab nendest kõigist nagu lugeda ka. Et igas keskkonnas on see nii-öelda valik on pisut erinev, aga ühte või teistpidi saab nagu mingi lahenduse kõikide nende andmebaaside või andmeladudega ühendatud. Nii, ja nüüd ma siis näitan ka seda Velocity keskkonda. Et meil on see paigaldatud siis beta versiooniga praegu, 12.1 on siis praegu betas ja sinna saab siis selle Velocity installida oma Enterprise'i. Nii. Me oleme siis portaalis, et natuke vaadata selle Enterprise'i sisu, siis me saame ülevaate nendest datastore'idest, siin on näha see relational ja siis see spatial temporal, mis on siis nii-öelda see, kunagi ta oligi nimetusega Big Data Store, aga nüüd on ta siuke spatial temporal nime all. Ja kui me vaatame siia allapoole, me näeme siin ka Velocity't, ongi siis 12.1, aga antud hetkel on ta betas, aga siis siin mõne aja pärast kohe on ta siis nii-öelda nagu laivis ja valmis ka. Ja Velocity saab siis siit nagu ikka rakenduste alt avada. Ja see on siis Velocity siuke avavaade. Kes, see avavaade siuke GeoVendiga sarnane ei ole, aga kui ma hakkan siit vaikselt näitama, siis tegelikult nagu loogika poolest on ta väga sarnane, et kui teil GeoVent on tuttav, siis tegelikult see Velocity on ka väga tuttav. Et samamoodi on mingid siuksed inputid, mingid sisendid, siis on see analüütika osa nii-öelda siuke see model builderi vaade on ju. Ja lõpuks on siis välja toodud ka kõik need väljundid, kuhu me selle reaalaja andmeid kas otse kirjutame või teeme vahel mingi analüüsi ja siis kirjutame seda tulemust. Ja lõpuks on siuksed selle Velocity või serveri kohta ka siis mingid siuksed ülevaaded, kuidas see jõudlus on ja mida, kui palju siis kasutatakse. Aga alustame nendest feedidest ehk siis sisenditest. Et siin mul mingid on juba tehtud, siin on meie loend, siin on staatus, kas ta töötab või seisab. Kui ta töötab, siis näidatakse, et kui palju andmeid sisse tuleb. Ja siis on see siuke seisma ja käima panemise funktsioonid. Uue saab luua siit create feed. Ja siin on siis kõik need variandid, mis siis antud hetkel praegu sisendiks me saame kasutada. Siin on nagu mõned siuksed voolaadsed sisendid, aga on ka siuksed valmis andmete saamise siuksed andmeallikad ka. Et esmane kõige lihtsam on feature layer, selle sama ArcGIS-i tavaline feature layer kuskil portaalist või see stream layer, mida siis näiteks GeoVent server või Velocity ise tulemiks kannab. Ehk siis me saame teha mingi töövoo, kus üks Velocity töövoog teeb mingi analüüsi, paneb selle tulemi stream layer'isse ja näiteks mingi järgmine Velocity töövoog võtab sealt selle sisendi ja teeb mingi järgmise analüüsi. Et saab kasutada neid ka sisendiks. Siis on pilve
variandid ja suur Amazon, Cisco, kus saab siis andmeid võtta või mingeid sündmusi siis pärida. Ja siis on võib-olla sellised klassikalisemad, et näiteks HTTP poller, ehk siis et meil on mingi URL, kus me teame, et on mingid andmed ja me saame siis seda sealt sellelt URL-ilt siis teatud ajavahemikus andmeid pärida. Või receiver, et Velocity teeb selle otspunkti, kuhu siis näiteks mingid teised keskkonnad saadavad andmeid ja see nii-öelda otspunkt siis kogu aeg kuulab ja võtab siis neid andmeid vastu, mis saadetakse. Aga siin on WebSocket, Rabbit, GTFS, transpordiandmed, TCP ja lõpuks siuke tavalise mingi kausta jälgimine ka või kaustas olevate failide jälgimine on ühed sisendid. Ja lõpuks siis need andmeallikad ka. Et siin on, Esri on siis teinud ise mingid integratsioonid juba erinevate andmete pakkujatega. Siin on erinevaid kategooriaid või valdkondi, et ilmaandmed, lennuandmed, mingi sõidukite andmed, laevade andmed, kuni lõpuks siin näiteks Waze'ini välja. Ja nende konfigureerimine on ka pigem nagu lihtne. Kui me võtame näiteks selle HTTP polleri, siis sisestame selle URL-i, kus me andmeid tahame kätte saada. Siis on selle HTTP päringu konfigureerimine, tavaliselt on mingi autentimine tõenäoliselt. Ja siis on andmemudel vaja ära kirjeldada, et mis kujul need andmed sealt tulevad, ehk siis põhimõtteliselt nagu väljad ja väljatüübid. Siis on võtmeväljad. Need on start time, end time, track ID. Need on nagu mingid väljad, mida siis see suur andmebaas ja Velocity ja Geovent ise ka kasutavad mingiteks teatud analüüside tegemiseks. Et need on vaja ära kirjeldada. Kui need ei ole kirjeldatud, siis teatud tööriistad ei tööta, ei oska töötada. Ja antud hetkel, kuna ta pärib iga mingi teatud aja tagant, siis on vaja see intervall konfigureerida ja nii edasi. Et see sisu vastavalt sellele sisendile võib muutuda, aga loogika on sama, et üsna siuke nagu lihtne, et tuleb lihtsalt väljad ära täita ja peaks töötama, kui on õieti täidetud. Nii, ja siis, kus see analüüsi osa on kirjeldatud? See on siis siin Analyticsi all, real time, ja üks meil siin töötab. Ja siin me näeme siis seda model builderi vaadet. Siin alguses on meil need sisendid, siin antud hetkel on sellised sünteetilised andmed, mis põhimõtteliselt siis jäljendavad sellisest veevõrgu mingid andureid, et torudes, pumbajaamades igal pool on mingid andurid, mis saadavad andmeid, rõhk, voolukiirus ja nii edasi ja saadavad ka mingid veateateid, kui näiteks andur ei tööta. Et see keskkond võtab siis vastu, on ka üks teenus, kus on asustusüksus põhimõtteliselt, et see lisatakse siis igale sellele anduri asukohale juurde, see on joint features tööriist, siis calculate field'iga siin on Arcade'iga kirjutatud siuke väike skriptik, et on üks väli alert type, et kui veateadet ei ole, siis kirjutab siukse lihtsa teavituse ühe väljaväärtuseks, kui on veateade, ehk siis kõik teised situatsioonid, siis teistsuguse sõnumi paneb siis sinna välja. Seda sõnumit idee poolest saab kasutada mingites järgmides keskkondades, kas te teete mingi kaardirakenduse või mingi dashboardi ja nii edasi, et sealt saab siis näiteks välja võtta neid selliseid teateid. Ja lõpuks siis, kui see alert see calculate filtrist on käivitatud, siis saab veel panna filtrid. Et me saame siis, antud hetkel siin on 2 eri tüüpi väljundit. Et on see siukse ringikese ikooniga, see ongi see suur andmebaasi teenus, sinna me salvestame andmeid, see läheb sinna spatial temporal data store'i. Ja siis on siukse joonekese või sõiduki või sõiduteega, sõidujoonega ikoonik ja see on siis see stream teenus, et seal andmeid ei salvestata, seal kogu aeg uuendatakse lihtsalt neid kogu aeg. Ehk siis kui te tahate lihtsalt siukest live asukohta näidata, siis on see nagu see õige teenus. Ja siin toimub siis siuke jagamine ka, et vastavalt siis näiteks sellele veateatele
veateated kirjutatakse erinevatest teenustesse, aga siis näiteks üks see stream teenus on siis, kuhu lähevad kõik need andmed ja seal saab lihtsalt üks ülevaate, kus mida toimub. Ja ma kiirelt näitan seda MapVieweris ka. Et esimese hooga siin andmeid ei ole, sest see on stream teenus ja esimest korda, kui toimub see 30 sekundit on siis see intervall praegu, millega aega päritakse, et kui see 30 või minut seal vahemikus aeg läbi saab, siis tekivad meile siia andmed. Aga põhimõtteliselt jah, et need teenused, nii see stream teenus kui see suurandmebaasi teenus on nagu Arkis siis üldiselt kasutatav nagu iga teine teenus, mis iganes te näiteks Arkis Pros publitseerite või hosted teenus. Et neid saab kasutada veebikaartidel, saab luua rakendusi nendest ja nii edasi. Neid saab visualiseerida näiteks siin, paneme näiteks staatusega, me näeme ära siis okei. Jah, läksid suuremaks ka. Et noh, seda nagu edaspidi saab kasutada nagu iga teist teenust, et ta ei ole kuidagi eriliselt käsitletav, vaid lõppkokkuvõttes on ta nagu teenus nagu ikka. Ja kui me siin veel natuke ootame ja vaatame, siis üks hetkel iga 30 sekundi tagant umbes tulevad siis uued andmed ja see teenus nii-öelda uuendatakse ära. Nii, aga minu poolt on kõik. Natuke läksime üle, aga jõudsin järgi võtta. Ja kui ma praegu kiirustasin, siis tulge ja räägime edasi, kui on mingeid küsimusi, et praegu jah, väga palju infot oli anda siin edasi, aga saame pärast vestelda.